ja nende kommide nimi oli tilkpiima ja tilkviina. Vaat need kommid olid sellised, neid sai 1 sendi eest. Ja aga 5 sendine sai oli juba suur sai, magussuhkrusai oli. Ega meil kodus leiba tehti küll iga nädal teguleiba ja neid leibasi tehti nii palju, kui oli pereliikmeid. Näiteks leivaahju pandi 6 leiba, me olime 6 olime. Aga saia tehti ainult suurteks pühadeks ja saia sai ka siis, kui keegi tuli linnast toodi kaasa. Aga Käsmus oli siin ka kohvik ja pagaritööstus oli siin. Aga ega need saiasi me seal iga päev ostmas ei käidud. Kui ikka oli selline asi, et ma olin teeninud juba 5 senti, siis läksin tõin Kaljult, seal Kalju kohvikust, kus siis oli üks pagar Alabert, Osvald Alabert oli siis pagar ja tema oli küpsetanud kohviku jaoks saiasid ja need saiad, neid oli nii palju tehtud, et jäi ka müügiks ja 5 sendi eest sai juba ilusa suuri suhkrusaia sai. Nii et see oli ikkagi siis juba väga suur õnnistus, kui said juba niisuguse suhkrusaia osta omale. Noh, hindade võrdluseks võin tuua rääkida seda, et näiteks võikilo, mul on meeles, ma käisin ju kaptenite teenijatele ka võit viimas. Talvel maksis võikilo 1 krooni, aga suvel maksis võikilo 60 ja 70 senti, niimoodi maksis see võikilo maksis. Ja leib, kiloline leib, Võsul oli pagarpaat, no kes tõi ka siia leiba, kui siin suvitajad olid siin poodides müüdi. Kilo leiba maksis 17 senti. Ja huvitav on see, et täpselt sama palju maksis 1 kilo rukkid. Aga nüüd on huvitav asi, rukkid ju jahvatati ära jahuks. Ja pagar pani siis, ütleme, vee pani juurde ja oma töö. Ja ega nüüd rohkem ei olnud, kui siis ütleme nüüd see rukkikilo 17 senti, pagari vesi, pagari töö ja hobusemees tõi need leibad poodi. Ja 17 senti maksis täpselt, maksis ka leivakilo, nagu oli rukkikilo oli. Aga kui me nüüd kaasajal võrdleme rukkikilo hinda ja leivakilo hinda, siis vahe on vähemalt 12–16 korda on vahe. Vot nii palju on söödikuid vahepeal ilmunud, igasugu vahetalitajaid ja muid asjamehi siin, kes kõik tahavad kasumit saada, aga kes ise ei tooda mitte midagi. Vot niisugune asi on. See on väga huvitav, kuidas niimoodi on kuuslikult on just tänu sellele, et neid asjamehi on vahele nii palju siginenud, on ka hind kõrgele aetud tänu sellele. Kõik, jah. Ja niimoodi iga asjaga, ja selle Juhani isa oli Joosep Kaaman, kes on meie Kaamanite esiisa. Tema oli sündinud 1771 ja surnud 1835. Otsa Joosep. Temale antigi esimesena siis perenimi Kaaman. Jah, andke mulle Kaaman. Ja tema oligi see. Tema oli see Joosep, külakupja Joosep. Tema allus otseselt, ütleme nagu Käsmu kuulus Aaspere mõisale, nii tema allus mõisa Opmannile, siis mõisa Opmann tõi muidugi mõisa valitseja käest sõna, mis siin tuleb, mis on vaja ühe sõnaga mõisa asjaajaja külas. Aga sa tead, kas nad käisid neid perenimesid siis seal Palmse mõisas saamas? Tuli ametnik siia külas? Vaata, seda ma ei oska ütelda, sest need ametnikud olid, kõik riigi ametnikud olid. Ja see on, vot seda ma ei ole välja uurinud, sest sel ajal Käsmu ei kuulunud Palmse mõisa alla, Võsu kuulus Palmse mõisa alla, aga Käsmu kuulus Aaspere mõisa alla kuulus. Sest Palmse on saksa keeles Palms ja Aaspere on Katendaak. Aga kus see Katendaak on tulnud, see on tulnud sellest, see on vanaaegne Eesti nimetus, sest vanal ajal ju kordusid ju sõjad, näljahädad ja katkud. Ja selle esialgne nimi on olnud Katkutagune küla. Et katku taga, ühesõnaga, et sa kuskil oli katk ja see oli Katkutagune, aga sakslased võtsid selle kasutusele Katendaak.
See on sõnast katkutagune on tulnud see Katendaak. See on siis see Aaspere. Ja Aaspere, jah. Aaspere. Aga kus see nimede panemine toimus? Vaata, seda ma ei tea, aga nimede paneku registris on kirja pandud, et need nimed on pandud kõik ühel päeval. Võib-olla, et neid nimesid pandi ka kuu aega, aga üks nimekiri, üleüldine nimekiri, siis see nimekiri avaldati siis 1834. aasta aprillis-märtsis. Aga seal on kuupäevad ka ees. Mul on koopia võetud nimede paneku registrist, ma võin sulle näidata, kui tahate. Seda on ju huvitav ette kujutada, et kuidas see protseduur nagu välja nägi, et kuidas pandi neid perekonna nimest. Nimede paneku juures kindlasti olid riigiametnikud, kes olid põhiliselt saksa või venekeelsed, aga nad tönkasid ka muidugi eesti keelt, sest muidu ei saa ju üldse rääkida. Jah, aga tol ajal ma usun, et rahvas ikkagi oli juba kuigi palju ka ju kirjaoskaja, sest ju ilmus ju Maarahva nädalileht ja kõik ja see oli juba enne seda hakkasid juba ilmuma. Oli neid, kes oskasid lugeda. Ja. Ja Otsa Joosepile siis sündis koos Ann Kaamanniga, mõtle kui ilus see on, Ann Kaamann. Ja, aga võt selle Ann Kaamanni päritolu ei ole huvitav, me oleme seda uurinud ja puurinud, aga võt seda see on tegelikult Anna, aga ta on saksapäraselt kirja pandud, Ann Kaamann on pandud kirja saksapäraselt. Ilus nimi. Ja. Perekonna nimega koos. Ja. Aga huvitav, aga siin kirjades ei ole seda, aga ometi esimene naine on Joosepil ju Mari olnud, aga seda me nägime vanades kirikukirjadest, aga seda siin ei ole kirjas. Aga Mari on olnud ennem talle. Ja Mari on surnud ja alles siis on Joosep võtnud omale selle Anna võtnud. Aga tal on ka selle Annega olnud palju tütrukuid, kes on surnud väike laste eas. Siin on jah Jaagup, Mari ja Leeno. Otsa Joosepil koos Anniga. Nii et see ühesõnaga ma võin sulle näidata seda skeemi, mis me tegime, Kristjan Brunkarliga tegime. Seal on tal, kui esimene naine on veel Mari on tal olnud, seal Joosepil on olnud. Ta ei ole lihtsalt siia märkinud võib-olla ära seda. Sest tihtipeale naised suridki küllaltki noorelt ja siin on üksi kurbi sündmusi olnud, kus naine sünnitusel on surnud. Aga lapsi on olnud ikkagi väga palju ja tänu nendele Eesti emadele on Eesti rahvas ellu jäänud. Sest naine hakkas sünnitama pärast abiellumist ja sünnitas nii kaua, kui ta oli bioloogiliselt võimeline sünnitama. Sest pered olid ju suured. Käsmu rekord on 16 last, aga on 10, on tavaline 13, 12, 8, aga 5, 6, see on ikka igaühel olnud. Kui ma vaatan praegu siin neid sugupuusi, Käsmu sugupuud on mul enam-vähem kõik on olemas, siis on ikkagi olukord on selline, et laste arv on olnud igatahes väga kõrge, ainult kahju on see, et väikelapse eas on surnud väga palju just laste haiguste kätte lapsi. Näiteks sel Hindrekul ja siis võt sellel Augustil ja selle Augustil, ma rääkisin Jaagupil. Augustil ja Jaagupil on olnud 7 venda ja ainult 2 jõudsid täis ikka, 5 venda surid, väikelapse eas surid. See oli siis tüüpiline? See oli tavaline, et võib-olla selle jaoks ka see rahvas nagu sünnitatigi rohkem, et nagu oli teada, et ei jää elama. Laste haigused olid ära tundmatud, neid 2 haigust on pandud sinna matmisraamatusse diagnoosiks, on siis kas on siis leetrid või on läkaköha on kirjutatud.